Tere tulemast taas kuulama ja vaatamas saadet Epitsentris. Täna räägime nii tõsistest teemadest, mis meile muret valmistavad, kui sellest, kuidas kohalikud valimised Eesti poliitilist mängumaad muuta võiks. Täpselt nii. Esmalt vaatame otsa Eesti põhiseadusele ja tunneme muret selle üle, et põhiseadus kui selline on poliitilises tegevuses pigem tundub, et selline segav faktor. Siis teeme ülevaate sellest, mida USA president Euroopa kliimapoliitikast arvab ja küsime, kas Euroopa ongi üksinda koos oma kliimapaanikaga otsustanud pankrotti minna või mis siit edasi saab. Ja siis analüüsime praegust valimisteelset poliitilist ja ühiskondlikku seisu. Saatesse tuleb politoloog Ott Lumi. Igasuguse juhtimise eeldus on see, et liidrid on ise nagu legitiimsed. Kui me vaatame praegu valitsuse partnerite reitingut, see on katastroofiline. Ja nagu ikka oleme teile tänulikud, kui aitate meie sisul levida. Ehk märkige meie saated meeldivaks ja jagage neid sotsiaalmeedias sõpradega. Aga läheme siis taas teile. Alustame siis küsimusega, miks meil põhiseadust justkui ei ole või miks ei loe. Ehk siis oleme probleemist rääkinud siin saates varemgi Allar Jõksiga, kui ka näiteks eelmisel korral vandeadvokaat Käri Kinteriga. Oleme rääkinud näiteks sellest, milliseid ohte toob kaasa jälgimisühiskond, aga põhiseadusega on ju tegelikult probleem selles, et seda ei võeta enam tõsiselt, päris laialt. No küll, tundub küll nii. Tähendab, mina tahaks isegi öelda, et seda lausa eiratakse jõuliselt. Võib-olla ma olen meelevaldne, aga jätke mulle see õigus. Ja tundub, et vähemalt osa rahvast on sellest ükskõik, sellest põhiseaduse eiramisest, sest ega sellest väga palju ei räägita. Aga mõtleme esmalt korraks, et miks meil see põhiseadus üldse vajalik on või miks me teda siis tähtsaks peaksime pidama. Hästi lihtsalt, põhiseadus määrab ära riigi korralduse ning inimeste õigused ja kohustused, loogiline. Põhiseadus sätestab, kuidas riiki valitsetakse, kuidas toimib seadusandlus ning kuidas võim on jaotatud ja piiratud. Põhiseadus seisab kõrgemal kõigist teistest seadustest, ehk lihtsamalt öeldes, põhiseadus on vajalik, et luua selget ja stabiilset raamistikku riigi toimimiseks ja on kodanikule kõige olulisem sealjuures see, et seal on kohustuste kõrval kirja pandud ka meie õigused ja vabadused. No, see ongi üks väga oluline punkt tegelikult seal, et see, kui me räägime meie kodanike vabadustest, siis millest me räägime, siis me võime pöörduda põhiseaduse poole ja sealt lugema minna neid, eks ole. Ma ei olnud ammu lugenud, ma lugesin nüüd kõik läbi. Ega ta mulle midagi väga palju juurde ei anna, aga lihtsalt on tore jälle meenutada, mis seal siis täpselt kirjas on. Minu arust see on üks oluline punkt siin, et rohkemad inimesed peaksid seda lugema. Rohkemad inimesed, et saada aru ja mõista ja mõtestada lahti siis, mida tähendab vaba ühiskond, et meil on väga hea põhiseadus, on ju. Ja siis lisaks sellele loomulikult see eliit või ütleme poliitiline eliit või otsustajad, kaasa arvatud siis riigiametnikud võiksid nagu lähtuda ja juhinduda sellest. Just nimelt siis selles ongi probleem, et järsku me oleme olukorras, kus on hakatud järjest erinevate asjadega sellele samale põhiseadusele siis vilistama. Võib-olla see ongi sellepärast, et me pole lugenud korralikult või lugesime üle rea või lugesime seda välja, mida me tahtsime. Ehk siis alustame ühest juba väga pikaajalisest põhiseaduse eiramisest, milleks on siis Eesti Vabariigi riigieelarve. Õiguskantsler Ülle Madise on viimased 5 aastat rääkinud, et niinimetatud tegevuspõhine eelarve sellisena, nagu see on Riigikogule esitatud alates aastast 2020, ei vasta tegelikult Eesti Vabariigi põhiseadusele. Rahandusministeerium esitas sel suvel siis eelnõu riigieelarve seaduse muutmiseks, kuid Madise hinnangul vastuolu põhiseadusega ei kaoks ka siis ära. Ma ei saagi nüüd aru, et kas sealt siis võetakse arvesse nüüd õiguskantsleri kriitikat või mitte, et pigem siis mitte. No põhimõtteliselt, ütleks siis niimoodi. Muu hulgaks tõstaks see Eestis lubatud eelarve defitsiiti, võtaks üle Euroopa Liidu direktiiviga lisandunud nõuded ja muudaks eelarve liigendust, mis Rahandusministeeriumi hinnangul võiks eelarve selgemaks muuta. Tore kui lubataksegi. Aga mis see reaalsus siis tegelikult on? Reaalsus on see, et Riigikogule esitati see aasta jälle mingi pea 900 lehekülje pikkune dokument, mis kubiseb mingitest arulagedatest tegevuspõhistest mõõdikutest. Aga kus numbreid, mida annaks võrrelda, tegelikult sisuliselt ei leia?
ehk siis eelarve, et paremini aru saada, eelarves on tõepoolest hästi palju sellist juttu, teksti, võiks öelda isegi, et mula, aga vähe selliseid tabeleid, et palju kulub sellele asjale, palju kulus eelmine aasta ja nii edasi. No mina mõtlen selle peale, kui mina teeks oma pere eelarvet samamoodi, nagu Eesti riik teeb oma aasta eelarvet, ma arvan, et ma oleks ammu pankrotis. No jah, näiteks paned sinna kirja, kuidas siis on, et laste hariduslike edusammude toetamine on üks eelarve rida, paned sinna mingi asja, mis sa selle raha eest teed, ma ei tea, käisid võib-olla õhtul kohvik, ühesõnaga umbes mingi selline stiil või selline see on, et loomulikult nii ei saa ju ükski pere eelarvet teha. Vot, aga tegelikult peaks see dokument olema selline, et inimene, kes seda vaatab, saab aru, kui palju raha kuskile läheb. Et see ei pea olema selleks mingi 3-kordse majandusalase doktorikraadiga inimene, kes siis püüab ridade vahelt lugeda, vaid tegelikult peaks kõik meie ilusti kenasti aru saama. Kusjuures praegu hetkel on ju seis see, et see 3-kordse doktorikraadiga majandusteadlane võib ka seda vaadata, ega ta ka täpselt nagu täpselt, ta lihtsalt on hiromant samamoodi. Vot, aga võib-olla see kõik polegi juhuslik, sest tasub meenutada, et aastal 2021, kui seda kriitikat tehti, oli tänane rahandusminister Jürgen Ligi Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja pidas juba toona Riigikontrolli aruande tõttu vallandanud kriitikat riigieelarve ülesehituse suhtes tegelikult ülepaisutatuks. Seda ei oleks arvanud. Vana hea Jürgen Ligi. Tsiteerin. Veel kord, see teema on üle dramatiseeritud. Ka Riigikontrollile meeldib dramatiseerida. Neil on hea avalike suhete osakond, kommenteeris Ligi tollal. Ja avalike suhete osakond on neil tõesti hea. Ma just ei eita, et on ju väga hästi on pildis püsinud ja ikkagi teevad kriitikat ja saavad ka tähelepanu sellega. Tänuväärselt, ausalt öeldes ütleks. Tänuväärselt. Ma lihtsalt omalt poolt lisaks selle, et Ligi arvab, et me kõik muidugi dramatiseerime, mitte ainult Riigikontroll oma avalike suhete osakonna. Ja ei, me oleme drama. Vot, aga ma siinkohal arvangi, et Ligile on selline mõiste nagu konstruktiivne tagasiside täiesti võõras. Mul tegelikult on väga keeruline mõista neid indiviide, kes tema sõnavõtte endiselt tõsiselt võtavad. Ja et mingid meediaväljaanded ja telesaated temast muudkui toredat kuvandit justkui püüavad luua. Ja tal on nii tore maja seal kuskil, saab külas käia. Ma lihtsalt mõtlen, et milleks seda teha, sest kui Jürgen Ligi teeb suu lahti, siis on tõde kohe paljastatud. Jah, olemus. Olemus on kohe paljastatud. Aga see pole ainuke teema, mis põhiseadusega seoses siis pildis peaks olema, et võtame ette järgmise teema, mis on siis superandmebaas, mis samamoodi vilistab põhiseadusele. Sellest muidugi me oleme ka siin saates rääkinud, see tähendab, et taheti luua võimalus rahapesu andmebüroole, et nad saaks panna kõigist Eesti registrites kokku andmebaasi, et hakata sealt siis tehisaru abil välja sõeluma rahapesule viitavaid kriminaalseid muresid. Riigikogu enamus võttis selle muidugi suhteliselt tuima näoga vastu. Opositsiooni kiuste, sest nii Urmas Reinsalu Isamaast, Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnas kui Rain Epler EKRE-st võtsid selle vastu toona väga arukalt sõna. Vaatame korra, mida nad siis täpselt ütlesid. Kiirkorras meil menetletakse nüüd eelnõu, millega antakse ühele ametile, võib öelda, piiramatu õigus Eesti inimeste ja ettevõtete kohta superandmebaasi pidama hakata ja selle superandmebaasi peal tehisaru abil profiile looma hakata. Kui see täna peaks saama vastu võetud, siis me oleme sisenemas uude ajastusse. Ja see on jälgimisühiskonna ajastu. Ja siis see jutt nagu ka kaamerate puhul, mis eile kõlas, aga kui sa oled aus inimene, siis sul ei ole midagi karta. See on ju sinu turvalisuse tagamiseks. See on ju meie kaitseks. Sama seadusega võetakse kodanikelt õigus teada saada, milliseid andmeid on kogutud, mis see profileerimine tulemuseks on andud. Niisugust baasi, niisuguse töötlemise kavatsusega ei ole Eestis varem olnud. Teiseks, niisugust baasi ei eksisteeri üheski Euroopa Liidu liikmesriigis. Hollandis püüti analoogilist mudelit luua, kuid Hollandi kohtud tunnistasid selle põhiseaduse vastaseks. Nii,
president jättis seaduse 3. juulil tegelikult ka välja kuulutamata, sest tema hinnangul piiras see liialt informatsioonilise enesemääramise õigust ega ole seetõttu põhiseadusega kooskõlas. Vahepeal on täitsa tore, et presidendil tulevad samasugused mõtted nagu endal, et täpselt nii ju tegelikult mõtlesid isegi. President siis märkis, et andmetöötluse läbipaistvust võib piirata kuritegude avastamiseks ja ennetamiseks, ent piirangud peavad olema sihipärased ega tohi sõltuda täielikult riigiameti otsusest. Ta pidas vajalikuks seadust Riigikogus uuesti arutada ja viia see põhiseadusega kooskõlla. Ja nüüd tundub, et Riigikogule jõudis see sõnum vähemalt kohale, sest uuesti vastuvõtmist nad ei toetanud. Aga mis edasi saab, eks seda näitab siis aeg. No ma pakun, et tuleb jälle mingisugune järgmine katse, sest nende konkreetsete teemadega, see superandmebaas on ka täpselt see, et kuidas paremini kontrollida turvalisuse ettekäändel rohkem asju, rohkem kodanikke ja nii edasi, kõiki kodanikke siis allutada kontrollile, kuigi tegelikult vaba ühiskond peaks lähtuma sellest, et kuidas kontrollida siis õigusrikkujaid või vastutusele võtta, eks ole. Ja see muster kehtib ju igal pool, alates liiklusest, kus siis praktiliselt igal aastal, võib-olla isegi iga poole aasta tagant või siis, kui minister vahetub, tuleb Transpordiamet ja tahab jälle keskmise kiiruse kaamerad panna, et iga sõiduk siis oleks kontrollitud, numbrituvastuskaamerad, seesamane terrori, mis iganes eelnõu, mis siin oli ja nii edasi, et terrorit ei tohi lugeda. Et tõenäoliselt meil elab kuskil sees ametkonnas vist, et sellised, see on mingi ametkondlik funktsioon, nad ei saa seda võib-olla isegi kontrollimatu funktsioon, mis läheb millegi pärast käima äkitselt ja siis nad teevad seda. Vot, aga mitte iga seadusega ei lähe nii, et kui president selle põhiseadusele viidates tagasi lükkab, siis Riigikogu seda ja ennast ka korrigeerib. Kirikute ja koguduste seadus on selle hea näide. Väike ülevaade siis. 9. aprillil käesoleval aastal võttis Riigikogu vastu kirikute ja koguduste seaduse muudatused. Seaduse muudatuse ajend, nagu teame, on Moskva patriarhaadi avalik toetus Venemaa agressioonisõjale Ukrainas. Seaduse muutmisega soovitakse muuhulgas tagada, et Eestis tegutsevad usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks. Seaduse järgi ei tohi Eestis tegutsev kirik, kogudus või klooster oma tegevuses juhinduda välisriigis asuvast märkimisväärse mõjuga isikust või ühendusest ega olla põhikirja, lepingu või muude dokumentide kaudu või majanduslikult seotud välisriigis asuva usulise ühenduse, vaimuliku keskuse juhtorgani või vaimuliku juhiga, kui need kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule, põhiseadusele või avalikule korrale. Vot selline oht võib siis esineda näiteks sõjalise agressiooni toetamisena või üleskutsena sõjale nagu terrorikuriteo,le, relvajõu õigusvastasele kasutamisele või vägivallale. Nagu öeldud, siis tänase seaduse sihtmärk on Eesti kristlik õigeusu kirik, mis kuni märtsi lõpuni kandis nime Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ja Pühtitsa kloostrit. Mõlemal on siis otsene alluvussuhe Moskva patriarhaadiga. Selle seaduse menetlemise ajal samamoodi juhiti pidevalt tähelepanu põhiseadusele, eriti paragrahvile 40, mis sätestab, et igaühel on südametunnistuse, usu ja mõttevabadus. Ja kui president selle aprillis välja kuulutamata jättis, siis kõigele sellele ta muu hulgas ka viitas. Tsiteerin tema selgitust. Moskva patriarhaat õõnestab riikide suveräänsust ja demokraatiat, kuid sellises sõnastuses läheb seaduse muudatus vastuollu põhiseaduse paragrahviga 40, paragrahviga 48 ja paragrahviga 11 piirates ebaproportsionaalset ühinemise ja usuvabadust. No vot, näed, president jõudis ka sellisele järeldusele. Ega siin mingis mõttes on Eesti riigi soov kuidagi, ütleme siis, reageerida sellele, mida kujutab endast siis Moskva patriarhaati, eelkõige Venemaal, see on arusaadav. Et siin on olnud lugusid sellest, kuidas on seotud nende julgeolekustruktuuridega, FSB-ga, kuidas seda on kasutatud teistes riikides, ka mingites luure- ja mõjutustegevuste operatsioonides ja laiemalt võttes riik ja kirik Venemaal tõenäoliselt, mis tõenäoliselt, nad ongi, ütleme, struktuuris sellisel moel koos, et teda võib käsitleda ka mingis mõttes pehme jõuna. Aga nüüd tekibki kohe see samane ju probleem, eks ole, millest ka president räägib. Et isegi siis,
kui me seda võime ütleme niimoodi käsitleda, seda niimoodi kahtlustada, siis kui palju on meil õigust sellesse sekkuda, mida keegi siis usub või keda enda kiriku peaks peab. Ja minu arust siin on päris sügavmõtteline probleem sees, printsipiaalne. Kas ka Riigikogu jaoks, kes võttis siis juunis teisel korral seaduse väikeste muudatustega taas vastu, kuid sisulisi probleeme muudatustega ei lahendatud ja president leidis, et seadust pole piisavalt muudetud ja jättis selle juuli alguses taas kord välja kuulutamata. Nüüd on Riigikogu seaduse muutmata kujul aga uuesti vastu võtnud. Nüüd ongi presidendi otsus, et kas ta kuulutab selle seaduse välja või läheb Riigikohtusse, et kohus saab siis otsustada, mida teha. Aga mina tõesti ei saa aru, et miks me üldse siin selle probleemiga sel viisil peame tegelema. Sellepärast, et see tähendab, et me tegelikult ei pea ju seda kirikut ja kloostrit sel viisil survestama. No, tundub nii. Meil tegelikult on olemas ju seaduslikud võimalused võtta Eesti riigi vaenlasi vastutusele ka praegu, ilma selle seaduseta. Kui on vaja, me saame nad maalt välja saata. No siin on küll ma ei tea, spioonid Eestist välja saadetud. Et tegutsegu need isikud siis kas kiriku kaudu või muu organisatsiooni kaudu, et meil on ju olevad vastavad asutused, näiteks Kaitsepolitseiamet, et sellist tegevust ei oleks ja et nende isikustega siis tegeletaks, kui nad tegelevad Eesti riigi vastu. Ja täpselt, siin ongi minu arust teine oluline punkt, et mis sa välja tood. See ongi see punkt, et kas meil praegu ei ole võimalik siis võõrriigi, ütleme enda jaoks siis vaenuliku riigi luuretegevusega, luuramisega või meie riigi kahjustamise, meie riigi väärtuste kahjustamise tegeleda. On ju küll, seadus on olemas. No just seadus on olemas ja on ju neid ka välja saadetud siin sel aastal. No, täpselt. Ja siis tegeleda selle tõttu nüüd, et ma tõesti ei saa aru, kas on mingi poliitiline punktivõit või mis mäng see on, et see ongi see printsipiaalne küsimus. Selle tõttu ei saa tegeleda Pühtitsa kloostri nunnadega, nagu ma lugesin siin kunagi, kui seda kuumalt arutati, siin oli üks endine siseministeeriumi töötaja sotside ridades, kes ütles, et tema nägi Pühtitsa kloostris vist oli kalender, kus oli patriarhi pilt. Ja patriarh on siis see, eks ole, kes on seda Ukraina agressiooni seda toetanud. Aga oli patriarhi pilt. Aga jumal ees, kui me hakkame inimeste pilte kontori, kodude seintel kasutama selleks või ütleme ettekäändena, et neid põhimõtteliselt siis nende põhiseaduslikke vabadusi piirata, ma arvan, me ei ole vist päris õigel teel. Ja sealt edasi on küsimus selles, et kui me nüüd sellised muudatused teeme, ärme mõtle siin üldse Moskva patriarhaadile, vaid ka kõigile teistele usuorganisatsioonidele, siis kas riigil on põhimõtteliselt õigus kellegi usuvabadusse sel viisil sekkuda, et öelda talle, kellest või millest ta tohib juhinduda või mitte? No täpselt. Mina tulen ütlen sulle. See, mida sina oled riik. Kui ma olen riik, kui sina mulle tuled ütled, siis ma kuulan sind loomulikult teistel põhjustel. Aga riigina, see on nüüd see, mis ongi, mis enne ette lugesid siin põhiseadus ja ütleme paragrahv 40, et siin ei saa minu arust keegi eitada, et seda riivet ei ole, aga need inimesed, kes seda vastu võtavad nagu tuima järjekindlusega ütlevad, et see puudub. Kellegi usuvabadust ei riivata, aga tegelikult see on ju ilmselge siin. Ehk siis küsimus ei ole minu jaoks või ütleme laiemalt ka Moskva patriarhaadis, kui nad tegelevad siin millegi ebaseaduslikuga, siis tuleb muidugi kohe nendega tegeleda. See on arusaadav, ma ei pane seda nagu vaidlus alla. Aga küsimus on siis selles, nagu ka president ise välja toob, et kas põhiseaduse mõttes on selline usuvabaduse kitsendamine põhjendatud? No täpselt, küsimus on printsiibis, küsimus ei ole konkreetses usuorganisatsioonis, küsimus on printsiibis, kui võtame mingi teise, võtame, et meil tekib siin mingi islami usuorganisatsioon, kes palvetab 5 korda päevas Mekka poole, nagu nad teevad, eks ole, ja rahumeelselt teevad seda. No kas meil on õigus siis midagi teha, aga kui meil tekib selline organisatsioon, kes lisaks sellele palvetamisele ihub nuge seal, eks ole, kuskil oma siis pühakoja taga mingisuguses kuuris ja kavandab suurt terrorirünnakut, siis see on ju kohe ja otsene asi, see on tegelikult paralleel, ongi täpselt nii, et samamoodi ka teiste kõigi vaenulikku tegevust planeerivate isikutega, ükskõik kus nad või mida nad usuvad.
aga jah, ega siin selliste teemadega, mida ühiskonnas rohkem arutatakse, see põhiseadusele vilistamine tegelikult ei piirdu. Näiteks mulle endale on südamelähedane sotsiaalvaldkond ja ka põhiseadus ütleb, et puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Riigikontroll tegi siin aga hiljuti ülevaate riigi erihoolekande teenusest ja kurb tõdemus on see, et riiklik teenus ei ole kättesaadav. Selle kohas arvamusloo kirjutasid ka sügava puudega lapse ema, Eesti puuetega inimeste koja tegevjuht Maarja Krais-Leoski, Eesti puuetega inimeste koja toetuste ja teenuste alase huvikaitse nõunik Kristi Kähär. Muuhulgas toob lugu välja tõsiasja, et järjekorrad on kasvanud, abi viibib vahel isegi aastateks. Järjekorrad on ebamõistlikud, pikad, kuude kaupa, siin isegi kuni 53 kuud võid oodata. Ja inimeste arv erihoolekande teenuste järjekorras on aastatel 2018 kuni 2024 kasvanud ligi 2 korda. Vaatasin seda meeleavaldust või sellist miitingut, mis siis toimus Toompeal ja tunnen lihtsalt jõuetust. Seda enam, et arvamusloo ilmumise päeval kuulasin siis peaministri avaldust Riigikogu ees, kuidas kohe läheb kõik paremaks. Kohe saavad Eesti inimesed uuest aastast lademes raha, meil on jõukuse eelarve. Saamata aru, et teisalt kõik see, mida justkui saame ja kui tema räägib muidugi, et 1800 eurot aastas saab, ma ei tea, keskmine pere või mida ta seal täpselt ütleb, et tegelikult see, mida me juurde saame, lähevad hinnatõusudega meil taskust välja ja isegi rohkem läheb ja see läheb väga kiiresti. Ehk vaatad, kuulad ja mõtled, et see on küünilisus meie valitsejate poolt ja põhiseadus siin juures, kuidas puuetega inimesed on omavalitsuste ja riigi erilise hoole all, need on ainult sõnad. See tundub küll nii olevat. Ma tean, et võiksin pikalt nende näidetega jätkata, ilmselt jätkame ka edaspidi, sest kokkuvõtvalt pean tõdema, et meil siin Eesti Vabariigis on põhiseadusest kinnipidamisega probleeme ja see tekitab tegelikult hirmu. Ma olen nõutu, mis muud? Eks ta tõepoolest teebki nõutuks, sest tegelikult on jah selge, et see põhiseadus võiks olla üks neid alusdokumente või võikski olla meie riigi selline alusdokument, millest me siis tõepoolest parima ütleme tahtmise või ütleme ja ka parteide üleselt juhindume, eks ole, me saame sellest ühtmoodi aru ja siis katsume nagu lähtuda, et nüanssides võib-olla on mingisugused erinevused, aga kui miski on seal ikkagi alusena kirjas, et siis see peaks kuidagi alusena ka väärtust omama, aga need näited ja tõesti neid näiteid on palju veel ja küll me neist siis räägime, et need näited räägivad, et me seda päriselt ei tee. Aga okei, tõmbame sellel teemal joone alla siis ja liigume siit edasi ja vaatame siis, mida Trump Euroopa kliimatingimustest arvab. Nii ja räägime nüüd natuke ka kliimapoliitikast, nagu lubatud, või võib-olla oleks täpsem öelda, et peame rääkima energeetikast ja energiapoliitikast, aga eriti meil Euroopas, ja kaasa arvatud siis Eestis, on tehtud üks tegelikult üsna suur viga ja see kliima ja energia on siis põhimõtteliselt ühte lausesse kokku pandud või praktiliselt samaväärseks tunnistatud ja kokku sulandunud, meil on ju Eestiski, eks ole, vist on see energeetikaminister, kes töötab kliimaministeeriumis. Et tegeletakse nagu erinevate asjadega, et siis rööpselt paralleelselt või üheskoos ja siis sellega arvatakse, et maailm saab paremaks. Aga mida ma tahan tähelepanu juhtida on see, et kuidas ühelt poolt suhtumine kliimateemadesse ja energeetikasse on muutunud Ameerikas ja sellele siis, mida meie Euroopas teeme. Esmalt paar sõnumit teema kohta USA president Donald Trumpilt, kes siin mõne ajast ÜROs esinedes kõne pidas. Mingid nüansid, kusjuures sellest kõnest tegelikult jõudsid ilusti ka Eesti meediasse, aga ma just vaatasin, et millegipärast seal mõned teemad nii hästi kuidagi siin meil vastu ei kajanud ja üks neist oligi täpselt see kliima ja panengi korraks mängima, et mõned tema sõnumid on siis siin. Energy is another area where the United States is now thriving like never before. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. And they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot.
most expensive energy ever conceived. The carbon footprint is a hoax. If you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. No niisiis 2 asja, esiteks ta ütles, et immigratsioon on Euroopas probleem, kahtlemata, aga siis teise asjana energeetika või siis ka kliima, eks ole, et konkreetselt selle energeetika juures siis kliimapoliitika, ta nimetab süsiniku jalajälje tagaajamist pettuseks. Eks USAs tegelikult sellised sõnumid tänasel hetkel kuidagi enam mingit võbelust või põnevust ei tekita. Siin, ma ei tea, mingid CNN mõne faktikontrolli tegi, aga üpris laisk oli see vastus sellelegi kõnele. Natuke proovisid, aga nii ta on, eks ole. Ja tegelikult ongi niimoodi, et poliitika on täielikult muutunud. Meie võime siin arvata Trumpi sellest, ma ei tea, et ta on toitu või ta ei saa aru siin neist asjadest, et mis see CO2 värk ja nii edasi paneb siin kliimaprobleemides silmad kinni ja mõtlengi, ma ei peagi enda vaadet siin tegelikult ja põhjendusi esile tooma selles mõttes, et või siis nende, ütleme, teadlaste vaadet, kes ongi, ütleme, keda kutsutakse siis skeptikuteks selles valdkonnas ja kellel on ka väga head argumendid ja keda ka, ütleme, tasub vaadata ja kuulata, mitte siis ainult neid, seda poolt, eks ole, kes seda kliima, ütleme siis, kriisi juttu räägivad, kuigi seda kliimakriisi juttu nii palju ei ole, pigem on see jutt sellest, et tõepoolest jah, et temperatuur on natuke tõusnud, CO2 on tõusnud, CO2 tase on tõusnud, see on kõik selge, eks ole, aga milles vaidlus käib, on siis see, et kuidas see meile lõpeb. Et kas see lõpeb meile halbade tagajärgedega kuidagi või siis mitte. Et see on see. Trump ilmselgelt on nüüd teinud USAs poliitika, et see halbade tagajärgedega tema arvates ei lõppe ja käitub vastavalt. Aga ma mõtlen seda, et mis järelduse meie nüüd peaksime sellest siin Eestis tegema? Mulle isiklikult tundub, et ega Trumpi sõnavõtt, isegi kui need kuidagi meieni jõuavad, sest kes ei taha ennast kursis hoida, selleni tegelikult see Trumpi sõnavõtt konkreetselt jälle ÜROs ei olegi jõudnud, aga et põhimõtteliselt kui see peaks nendeni jõudma, nemad on täpselt see, et Trump on loll. Ta ei tea, millest ta räägib, meil kohe põleb maakera maha. Okei, ma võin olla nõus aktsepteerima seda seisukohta kõik, ma aktsepteeringi, mul ei olegi midagi selle vastu, kui keegi arvab, et Trump on loll. Ega ma ei ole kunagi ise mingisugune Trumpi fänn, seda väga hästi olnud, pean teda kergelt selliseks ennast imetlevaks meheks. Näojumega meheks. Ja näojumega meheks, eks ole, aga see isegi ei oma tähtsust, ei minu arvamus siin tähtsust, ei oma ka nende arvamus tähtsust, kes võib-olla arvavad, et maakera läheb kohe põlema, kuna meil on mingisugune, ütleme, reaalsete poliitikate mäng siin käimas. Ja üks reaalne poliitika, on siis see, mida tehakse Euroopas, on ju. Ja teine on see, mida tehakse Ameerika Ühendriikides. Ja Euroopas kaasa arvatud ka Eestis, et me võime siin ju teha edasi seda nägu, et selles poliitikas ei ole mitte midagi muutunud. Endiselt on kliima, kriis kõige olulisem 21. sajandi probleem, kohe tuleb lahendada, muidu temperatuur tõuseb 2 kraadi, kõik läheb põlema. Aga kas see on mõistlik? Ma ei tea, korraldame siin jälle mingisugust tasaarengu konverentsi näiteks. Eelmine nädalavahetus oli tasaarengu konverents, kogunesid kokku inimesed, rääkisid sellest, kuidas majanduskasv on paha ja sisuliselt siis kliima päästmise nimel jalgrattaga tuleb sõita näiteks. Ei, autot võib omada, aga pere kohta peaks olema 1 auto, mitte rohkem. Jah, ühesõnaga, küsimus ongi selles, et kuidas sa seda saavutad. Kuidas sa seda saavutad? Sa saavutad seda plaanimajandusega, see on ju selge. Me minevikust teame, kuidas see plaanimajandus saavutatakse. Plaanimajandus tuleb saavutada revolutsiooniga ja revolutsioon lõpeb alati tapatalgutega. Aga võib-olla nad seda siiski ei taha, vähemalt neil ei ole seda jõuõlga ja võimu praegusel hetkel, aga sisuliselt nad on kapitalismi vastased. Ja mis see huvitav märkus, mille ma tahtsin siin esile tuua, on veel see, et selle kapitalismi vastasusega mina olen aru saanud, et tegeleb ka kaitsepolitsei amet, sest kui me siin seda terrori uurimise mingi eelnõu oli, et tuleb terrori uurimine ära keelustada, terrori mingit, ma ei tea, lugemine, terroristliku sisu lugemine või mis iganes, sellepärast, see on meelsuskontrolli eelnõu, Taro siin seda kaitses, kuni enam ei kaitsnud, oli siuke tark värk, kuskilt Siseministeeriumist tuli,
et siis see, üks põhjendus, ma saan aru, oli ka selles, et vaadake, kui terroristlikku sisu mingid noored loevad, et 3 noort, mingit paremäärmuslikku noort, Kapo sai siin mingi eelmise aastal kätte, kaitsepolitsei aastaraamatus sellest kirjutati, et vaadake, nende eesmärk on kapitalistliku süsteemi kokku kukutamine, 3 noormehe eesmärk, et selle pärast tuleb sellega tegeleda. No mul on väike vihje kaitsepolitsei ametile, terve konverents oli sel teemal, kapitalistliku sisu kokku kukutamise teemal peeti terve konverents. Aga no see selleks, see konverents on niisugune täiesti kõrvaline märkus, vahet ei ole, me peame kuulama tegelikult, mida arvavad meie siis, eks ole, need tippbürokraadid, kes siin endiselt otsustavad ja võimul on, näiteks Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president, tema endiselt põhisõnum, nüüd ka viimases oma selles nii-öelda, mis see nimetatakse droonikõnes, oli ikkagi see, et kui me Trumpi sõnumit kuulsime, et kuulge, see on jama, lõpetame ära, eks ole, siis tema sõnum oli see, et ei, et see on kõik väga õige, mis me teeme, me jätkame selle tegemist, me liigume edasi selle süsiniku nulli poole ja mis on väga huvitav, kuidas siis kliimaeesmärkide poole tema arvates püüelda tuleb, on see, et mitte ta saab aru justkui, et meil ei ole siin Euroopas ennast üksinda mõtet surnuks maksustada sel teemal. Ja meist ei ole ka kasu, kui meie süsiniku nulli, eks ole, saavutame ja Ameerika seda ei tee ja Hiina seda ei tee ja nii edasi, vaid et tema lahendus oleks hakata CO2 maksustama kogu maailmas. Edu talle. No täpselt edu talle, eks ole ju. Et see on nagu, mis suhkruvati sees me siin elame. Tähendab, see on täpselt selline paralleeluniversumites elamine, et Trump on siin, von der Leyen Euroopaga siin, tegelikult kokkupuutepunkte ei olekski. No ei ole ju. Ei ole. Aga siin on vaata see, et Ursula on ikkagi väga naiivne. Või tal on väga halvad nõuandjad või ta lihtsalt ei oska inglise keelt piisavalt aru saada, mida Trump räägib. või siis see on tema ideoloogia. Ei, no aga kuidas saab olla nii... No, ma ei tahaks kasutada sõna naiivne, aga nii rumal, et ta arvab, et see peab olema ülemaailmne. No me kindlasti võime seda, ütleme, võime ennast siin Napoleoniks mõelda või võime, ühesõnaga, et meil on mõjuvõimu panna Hiina tegema midagi, mida ta ei tee. Vaadagi, Hiina on lihtsalt hea näide, Hiina on tänasel hetkel maailma tööstuse, ütleme, rauasulatusahi, eks sealt tuleb ju suurem osa meie tarbekaupadest, nii. Ja üldse ka juba elektriautod ja mis meil sealt tulevad, eks ole kõik, et dumpingu, et umbes 60% elektrist, kaasa arvatud muidugi suurem osa, ka ütleme neid lahendusi, mida siis von der Leyen ja kõik need kliimaeesmärkide pidajad oluliseks peavad, päiksepaneelid, tuulikud, nii edasi, kaevandamine haruldaste muldmetallide puhul, kõik see on Hiinast. Aga mille peal Hiina siis toodab neid asju? Mille peal? Loomulikult selle peal, mille me Euroopas kinni paneme, ehk siis ta toodab neid asju kivisöe energia peal, 60% elektrist tuleb endiselt kivisööjaamadest, kivisöö tarbimine kasvab, lööb rekordid, Hiinal, eks ole, areneva, jõudsalt endiselt areneva ühiskonnana kogu aeg energiavajadus kasvab, eks ole, ise kaevandavad rohkem, import teeb rekordeid ja eelmisel aastal tehti taas rekord viimase 10 aasta uute kivisööjaamade ehitamisel. Ehk siis ma ütleks küll niimoodi, et selle CO2 fetišiga oleme siin Euroopas päris üksi jäänud ja rääkida sellest, et Hiinal on ka mingisugune jõudlus seal, ütleme, tuulikute ja päikesepaneelidega, et nad arendavad seda ka ja nad ikkagi 2060 või 50 või 60 oli neil vist, tahavad ikka süsiniku nullini jõuda, siis ma ütlen, et edu teile selles naiivsuses, et primaarenergiast 5% tuleb Hiinas neist asjadest ja nad on tõesti jõuliselt seda niimoodi arendanud, nii et nad võtavad kogu energia vastu, neil on seda vaja, kui seda toota midagi, sul on energiat vaja, see lihtsalt nii on. Vot, aga selleks tuleb siis mujal maailmas panna asju kinni. Edu, eks ole. Et Hiina saaks siis areneda ja arendada. Ja. No vot, meie probleem muidugi on ühest kohast nagu ilmselge, et meil on probleem sellega, et meil vahepeal roheliseks kuulutatud gaasi enam Venemaalt ei tule, ja siis lahendusena pakutaksegi päikesepaneelid, tuulikud, nende kohta me teame, et probleem on selles, et nad kogu aeg ei tooda, on ju, ja kui tuult ei ole, päikest ei ole, mis sa siis teed nendega, ja eks see on ka peamine põhjus, et miks nad tegelikult elektri hinna nagu üles viivad, et kui me tuule ja päikeseparke teeme palju, siis ajal, mil on tuult ja päikest, ei ole meil selle energiaga mitte midagi teha,
noh, me peame ta põhimõtteliselt ära viskama, eks ole, negatiivse hinnaga tihti peale, on ju. Aga ajal, kui meil tuult ja päikest ei ole, siis tuleb leida asendus ja see tähendab siis kas salvestustehnoloogiat, noh, mis pikka aega meid ei aita, et siin käib jutt tundidest ja on hästi kallis, või siis paralleelsüsteem, mis ikkagi töötab nagu fossiilsel energial, et ja see, et elektrihinnad nagu keskmiselt üles lähevad, noh, seda võiks igaüks nagu ise kontrollida, me oleme seda enne ka välja toonud siin, et vaadake Saksamaa hindu, eks ole, kus on, noh, nad on väga uhked selle üle, et nad on hästi palju tuult ja päikest teinud ja noh, teised seal Kesk-Euroopa riigid ka, noh, Taani, Holland, et nii ta lihtsalt on, on ju. Noh, loomulikult siis tulevad juurde ka võrgustabiilsuse probleemid, et seda nägime ka aprillis, eks ole, siin Hispaania, Portugali näitel, kui seal oli väga ulatuslik elektrikatkestus, mis läks ka väga kalliks maksma. Ja küsimus ongi lõpuks, et mis see selle tulemus siis on, et kus see tee meid viib, eks ole, et Trump ütleb, et tal on meist kahju, noh, miks tal meist kahju on, noh, tema näeb seda pilti niimoodi, ei pea seda nõustuma, esitage oma argument, tema näeb seda pilti niimoodi, et Euroopa läheb sellisel viisil lihtsalt pankrotti. Ärimees, ütleb lihtsalt, on ise ju suure pankrotti läbi teinud, mis 90 alguses, suure pankrotti. Ta vaatab, et näed, läheb pankrot ja ega noh, neid näiteid on palju, no ma just hiljuti ise lugesin uudist, et tööstusettevõtte Bosch teatas jälle näiteks Saksamaa ettevõtte suurest koodamisest ja noh, eks selliseid uudiseid tuleb sealt ju kogu aeg ja meil siin valitsus on tore, et rõõmustab, et meil siin tegi see noh, piltlikult öeldes, eks kardiogramm tegi väikse hüppe niimoodi 0,6% üles selle majandusega. No pole hullu, peaminister saab ikka nüüd rõõmust hõisata, et meil on majanduskasv. Ja, majanduskasv hakkab pihta, kohe läheb veel paremaks, noh, kogu see jutt on edasi, noh, tegelikult me teame ju, et see majanduskasv tuli noh, sellest, et me ehitame jumal, Kesk-Eestisse ei taha sõita, isegi Tallinnast välja sõidad, on suured viaduktid igal pool jälle, eks ole, ja nii edasi, ehitame seda Rail Balticut, mis noh, tegelikult jällegi meie noh, ütleme, maksukoormust ju hakkab kasvatama, et see on ka ju selge välja arvutatud. Nii et ehk siis Rail Balticu ehitus, suuremahuline ehitustöö, et see siis loomulikult aitab ka majandust meil nagu tänasel hetkel, aga noh, eks ta natuke on selline noh, ütleme siis üksi pissimise tunne, et algus on soe natuke. Aga noh, selle teemaga ma arvan, et see küsimus ongi lõpuks see, et kuidas me siis jätkame, et kas meil on siis plaan tegeleda selle tasaarenguga ja siin CO2-ga või on meil päriselt mingi teine plaan, noh, tegeleda kusjuures ka keskkonnakaitsega, aga selleks, et keskkonnakaitsega tegeleda, vot selleks on tegelikult esmalt vaja see võrrand lahendada, et kust me energiat saame, et see on nagu, noh, ütleme, kättesaadav meile, püsiv ja sellise hinnaga, mis noh, võimaldab meil nagu majandada. Et siis sealt edasi peavad tulema keskkonnakaitselised eesmärgid. Ehk ma ei tea, minu arust noh, tänastes oludes peaks olema tegelikult märksa lihtsam sellest CO2 kinnisidest vabaneda ja rääkida energeetikast ja teha tegelikult selliseid ratsionaalsemaid otsuseid, ma ütleks. Nii aga sellest, millised need ratsionaalsed valikud Eesti poliitikas siin võiksid olla ja milline siin meil see valimiseelne olukord üldse poliitmaastikul on, räägime politoloog Ott Lumiga. Ja nüüd ongi meil stuudios koha sisse võtnud politoloog ja võib vist endiselt ka öelda, et suhtekorraldaja? Ott Lumi? Pigem võiks olla, jah. Võiks olla pigem suhtekorraldaja? Ei, noh, ma ikkagi pigem olen politoloog. Aga korraldad vahepeal suhteid? No, tuleb ette. Igal juhul väga hea meel, tere Ott ja et sa saatesse said tulla. Jaa. Me oleme siin praegu sellises kohalike valimiste eelses situatsioonis, aga vähemalt mul on tunne, et kohalike asjade asemel on kõigil mure pigem justkui nagu riigi tasandil, et Ott, ma küsin otse, et kas Eesti riik on sinu arvates hästi juhitud? Ei ole. See on ju selge, et ütleme, igasuguse juhtimise eeldus on see, et liidrid on ise nagu legitiimsed, eks ole. Kui me vaatame praegu valitsuse nii-öelda partnerite reitingut, eks ole, see on katastroofiline, eks ole. Et selles mõttes nii-öelda meil on, noh, ma ei ütleks, et meil on juba nagu poliitiline kriis, aga väga selgelt mingid suhemes on, eks ole, et selles mõttes, et noh, see, et nagu, noh, ütleme, võim on niivõrd nagu ebalegitiimne, on ikkagi väga suur probleem, eks ole, et see on niimoodi.
kuule, see sõna iseenesest, ma arvan, et seda paljud inimesed peavad päris laetuks sõnaks, et kui me ütleme legitiimne, illegitiimne või ebalegitiimne, et võib-olla selgitad natuke, mida sa silmas pead siis? Kas sa peadki silmas seda, et ei ole rahva toetust reitingute alusel? Vaata, nemad ise seda ju probleemina ei näe, et vaata, siin tekib selline kohe lahknevus, et nad ütlevad, et mis need reitingud siin? Ei no ma arvan, et üks on see, et kui nad ütlevad niimoodi, et mis need reitingud siin, eks ole, siis nad valetavad. Et tegelikult Reformierakonna poolt eriti, eks ole, et nende baasideoloogia on alati olnud nagu reitingu põhine, eks ole, eks. Et nad jälgivad seda nagu tehnoloogiat nagu spetsiifiliselt nagu rohkem kui võib-olla teised erakonnad, eks ole. Aga praegu seisuga on nad võtnud lihtsalt nagu siukse üllatava puusi, eks ole, et justkui nagu et rasked ajad, julgeoleku teemad, eks ole, ja et justkui, eks ole, et me oleme need inimesed, kes on nüüd nagu võimul, eks ole, ja ütleme niimoodi, et selles mõttes andke meile võimalus, eks ole, ja me veame selle pankri nagu mäkke on ju praegu, aga ma ei tea, ma ei näe mingit mäkke tõusu praegu. Huvitav, kas nad ise muidugi ka võib-olla päris ei näe, on ju? Ma arvan, et tegelikult vaata, mis puudutab erakonna nagu sisedimensiooni, siis alati nagu tekib nagu siuke nagu kollektiivne nagu mõtlemine, et tegelikult need inimesed, kes on siis nagu erakonnas, nad alati nagu suudavad üksteist nagu üles kütta, on ju. Ja kui liider on praegu, eks ole, peaminister, siis peaminister teeb kõik endast olevaneva, et tegelikult süstida seda nagu usku, on ju. Ja ma arvan, et nii ongi praegu. Kui siia usu juurde kord tagasi tulla, et kui sa vaatad nagu laiemalt, kas see usu sisendamine peaministril üldse välja tuleb, sest mina, kes ma ei ole muidugi Reformierakonnas, mina vaatan ja mina lihtsalt ei usu. Ma arvan, et nii ongi, et usuvad vähesed inimesed, pigem nende hardcore valijad, ja ülejäänud ühiskond ei usugi enam, et tegelikult nii ongi. Aga kui me korra vaatame, lihtsalt läheme selle Reformierakonna teemaga natukene veel sammukene edasi, et kui vaadata, keda on teised erakonnad suutnud nimekirjadesse kaasata, aga kui vaadata Reformierakonda, ega peale Urmas Sõõrumaa justkui ei olegi mitte kedagi uut ja siukest löövat nime? Jah, see võib olla küll niimoodi, aga tegelikult nagu ega see indikeerib nagu laiemalt kuidagi poliitilist nagu ma ei tea, kriisi või midagi sellist, eks ole. Ega teised erakonnad ei ole ka väga palju uusi inimesi nagu saanud, on ju. Ma tean, eks ole, et mõned erakonnad siin tegid nagu müriaad ettepanekuid erinevate inimestele, aga inimesed nagu praegu seisuga nagu mõtlevad niimoodi, et ei ole, et kui ma lähen sinna poliitikasse, siis ma ei tea, mis see nagu täpselt on, eks ole, et ja need inimesed nagu, ütleme niimoodi, laias laastus, poliitika on tervikuna mingi nagu imelik asi praegu. Lihtsalt nagu jah, nii on. Mainet ei ole, eks. No täpselt. Ja nii edasi. Sa ise küll, jah, nüüd võiks just juba öelda 20 aasta tagusest ajast, eks ole, oled ise tegelenud nende asjadega nii edasi. Ja siin, kuna teisi juba seda Sõõrumaad ka mainis, siis see on, ütleme, võiks vist öelda üks imelikumaid intriige siin nagu selle valimiste eelsest ajast. Et võt, arusaadavalt, sina ei olnud kuidagi insider, aga kas sa mõistad kuidagi paremini seda, ütleme, endise sellise
valimiskampaaniat tegi ja nii edasi, et mis imeasi seal suvel siis ikkagi see Reformierakonna siin juhtide peas ja mul on mingi nagu Tallinna ja Sõõrumaaga seoses kogu see oma hüpotees olemas, et tegelikult nii-öelda Reformierakonna nagu nii-öelda, kuidas öelda siis nagu nii-öelda põhiline poliittehnoloog on olnud aastaid Kristen Michal. Ja ma arvan, et tegelikult nagu Michalil tegelikult nagu tal tekkis nagu moment, kus ta ei kontrollinud enam poliitikat või ütleme ennekõike Tallinna poliitika, eks ole. Erinevad asjad, eks ole, Brüssel, eks ole, ja Euroopa Ülemkogu ja ta lihtsalt oli ära, ma arvan. Ja ta ei suutnud nagu nii-öelda erakonna seisu nagu kontrollida ise. Ja siis läks lappama. Ja lappama läks ennekõike see, et ütleme, need ülejäänud inimesed, eks ole, Reformierakonnast ei ole nagu piisavalt kogenud ja adekvaatsed tegelikult. Mis puudutab Tallinna poliitikat, eks ole, nii ongi. Et juba Lenin ütles, et kaadrid otsustavad kõik, on ju. Yeah. Ja see nii ongi, et selles mõttes, mis puudutab Sõõrumaa kutsumist, siis ma arvan, et see lihtsalt oli siuke hädatapp, ütleme niimoodi, et lihtsalt nagu nii-öelda siis ma eeldan, et Kristen Michal oli juba tagasi, eks ole, tahtis seda nagu pilti nagu vähegi muuta, eks ole, positiivsemaks. Aga see vist ei tekkinud või ei olnud nagu hea plaan. Selles mõttes, et ei kõnetanud. Ei tundunud teha vist, et inimesed nüüd kuidagi äkitselt täpselt. Kaasa oleks tulnud midagi. Ma arvan, et rohkem naerdi. Midagi süükast, jah. Ei, see tõepoolest ma ütlengi, et sellepärast ongi nii üllatav, et nagu sa ise ka märgid, Kristen Michal kui hea poliittehnoloog, aga Reformierakond on meil ju tuntud sellise ütleme tasemel ikkagi poliittehnoloogia ajajana ja nüüd äkitselt, eks ole, selline järjest halvad otsused, rapsimine võiks öelda. Fopa on ju, et kas sina tajud riigi juhtimises ka selleks rapsimist natuke? Kahtlemata, eks ole, siin on ju võimalik filosofeerida erinevate kantide pealt, eks ole, mina ütleks, et juurprobleem on ikkagi nagu Eesti poliitikas on see, et poliitiline juhtimine kui selline on habras. Et tegelikult nagu nii-öelda ametnikud, ütleme tehnokraatia, eks ole, rannib seda nagu pilti, eks ole, ja tegelikult nagu poliitikud on nagu, see on pikemaajaline protsess, eks ole, aga tegelikult nagu poliitikud nagu, ma ei ütleks, et see on nagu nii-öelda üleüldine, aga tendents on kindlasti olnud nagu selline, et poliitikud nagu nii-öelda üha rohkem või vähem ütleme siis nagu nii-öelda seda üldpilti kuidagi nagu kontrollivad, eks ole, tegelikult, mul tundub. Ja mis ajast, ütleme, see on kindlasti pikemaajalisem protsess, aga kus see nagu alguse on saanud või, et mulle tuleb samamoodi, me oleme seda ennegi tegelikult, omavahel rääkinud ja nii edasi, et kuskilt tegelikult mingis mõttes on ju niimoodi, et kui valimistel peaks olema nagu tagajärjed, siis meil Eestis selles mõttes see võib-olla niimoodi isegi otseselt ei kehti, kuna ametkondlik võim on püsiv ja lükkab siis ette mingisuguseid oma teemasid. Ja siin on neid näiteid ju ka olnud, et siis poliitik tihtipeale tundub olevat ametkondliku mingi initsiatiivi kaitsja hoopis avalikkuses. Aga kus see niimoodi läinud on? Ma arvan, et see on väga keeruline küsimus, eks ole, seal on nagu erinevaid teljesikku, eks ole, et ma arvan, et nagu
üks on kindlasti see, et lähtuvalt Euroopa Liidu nagu nii-öelda liitumisest, eks ole, kuidagi meie nagu suutlikkus nagu valida, mis on mõistlik ja kuidas seda nagu nii-öelda Euroopa Liidu nagu nii-öelda poliitikat rakendada täpselt, eks ole, siis on, no see on probleem, eks ole. Et meil on müriaad nagu case'e, kus tegelikult nagu nii-öelda me oleme nii-öelda by default võtnud erinevaid Brüsseli direktiivi üle, eks ole, kuigi tegelikult meil on nagu ka suhteliselt nagu lai diskretsiooni õigus, eks ole, aga noh, see on nagu nii-öelda juurpõhjus. Aga noh, ma arvan, et laias plaanis ega nüüd nagu, kui me vaatame inimesi, kes on nüüd, noh, kui palju on üldse nagu nii-öelda värsket verd tulnud viimasel ajal, eks ole, poliitikasse, üksikud inimesed, eks ole, ja noh, praeguse seisuga ruulivad minu nii-öelda ealised inimesed, eks ole. Ja ma arvan, et võib-olla nagu üks probleem on ka see, et need inimesed, kes on täna võimul, eks ole, nagu minagi, ma lihtsalt reflekteerin ka enda najal, eks ole, need inimesed nagu nii-öelda alustasid oma poliitikakarjääri sisuliselt plakati kleepinatega, on ju. Ja ma arvan, et sellel põlvkonnal võib-olla ei ole nagu sükest head taju, mis puudutab poliitika sisu telge, eks ole. Et need inimesed on rohkem nagu nii-öelda keskendunud nagu meediale, sellele, kuidas nad nagu välja paistavad, eks ole. Et see on niisugune nagu nii-öelda noh, see erinevad demokraatia kriisi teoreetikud on sellest kirjutanud pikalt, eks ole, suht palju. Et poliitika on nagu niisugune nagu noh, nii-öelda see ei ole üldse nagu ainult Eesti probleem, aga see on niisugune nagu Euroopa probleem, et poliitika kui selline on kuidagi muutunud nagu fassaadseks, eks ole. Et inimese, noh, poliitika ei ole enam niivõrd nagu nii-öelda, no küsimus ongi, et noh, kes nagu rannib, eks ole, kas poliitika rannib meediat, eks ole, või meedia rannib poliitikat, eks ole. Ja mulle tundub, et see tasakaal on nagu paigast ära. Meedia siis selles mõttes, et poliitikud püüavad meedias paista silma võrdlemisi hästi. Jah, täpselt. See ei ole paratamatus, et meil on valimistsüklid kogu aeg. Eesti puhul on nagu võib-olla nagu ekstra probleem. Ühest küljest meil on nagu valimissüsteem on nagu nii-öelda nagu positiivne, selles mõttes, et meil on proportsionaalne valimissüsteem, eks ole, et meil on nagu tegelikult, mis omakorda tingib, eks ole, et need väga paljud erakonnad surevad ja tekivad, eks ole, et see on nagu normaalne nagu nii-öelda demokraatia vereringe, eks ole, aga nagu selle said on ka see, et nagu nii-öelda kogu aeg on siuke tunne, et no ütleme siis nagu me ei saa nagu kvaliteetset poliitikat, eks ole, eks. Et noh, see on nagu nii-öelda minu arust üks nagu juurpõhjus, eks ole, kuidas seda lahendada, no ma ei tea. Ma kuulan ja mul tekib lihtsalt üha rohkem nagu selline tunne, et see poliitik on nagu, jääb inimestele lõpuks väga kaugeks. Et ta nagu on nagu eemaldunud oma valijast ja noh, ma ütlen, kui ma vaatan praegu näiteks kas või valimisreklaame, ma ei tea, mis on see uuem ja parem Haaberste või noh,
see ei ütle mulle ju mitte midagi, või parem muutustel avatud, ma ei tea, kesklinn või see ei ütle ju mulle mitte midagi. Tegelikult, kas ta nagu eemaldub, sest ütleme, kas poliitik oma poliitikaga eemaldab kuidagi minust kui valijast? Ma ei tea, ma arvan, et see on nagu business as usual, et nagu nii-öelda erakonnad ikka teevad nagu nii-öelda sussad nagu nii-öelda selja-ajuga neid kampaaniaid, eks ole, et see ei ole nagu mingi juurküsimus, ma arvan. Ühesõnaga mingid loosungid on alati olnud. Täpselt, eks ole. Aga Ei, ma lihtsalt, kui mina lihtsalt vaatan, ükskõik, kui ma kuulan mingit poliitiku intervjuud või ma vaatan neid Riigikogu infotunnis või valitsuse istungeid, siis mul on lihtsalt tunne, et see poliitik lihtsalt ei taju enam seda, mis tegelikult ühiskonnas nagu oluline on. Jah, et see küll, eks ole, on kas nüüd on nagu spetsiifiliselt Eesti probleem, aga ütleme, väga paljud nagu poliitikud nagu on justkui nagu švammi sees, eks ole. Nad ei suuda samastuda või kehastuda nagu nii-öelda reaalelule, on ju. Et see on nagu küll probleem, eks ole. Ja lõviosa tipp-poliitikutest kuidagi nagu teevad seda sükest errorit nagu pikalt või pidevalt. Ja, et ei saa nagu täpselt, ei suuda samastuda. Ma ütleks isegi niimoodi, et ma ei tea palju see oma praeguses ütleme positsioonis Toompeal liiguda, aga ma lihtsalt pean silmas seda, et näiteks uudistoimetajana televisioonis, kui sa oled seal sisetoimetajana Aktuaalses Kaameras, siis su ring nagu seal, eks ole, käib, eks ole, et käid seal Stenbocki majas ja käid seal Riigikogus ja räägid nendega, suhtled nende inimestega ja seda on tegelikult üsna palju tunda. Seda on üsna palju tunda, et ütleme sellist tavaprobleemidest ei osata seal enam aru saada, see ei puuduta kusjuures minu hinnangul ainult poliitikuid siis, vaid ka mäe peal siis seal töötavaid ka riigiametnikke. Ja see on lihtne loogiline põhjus, eks ole, riigileib on neil, eks ole, selles mõttes pikk, tasustamine on tänasel hetkel täiesti konkurentsivõimeline ja tavainimeste probleemid tulevad neile sinna Toompeale, näiteks siis, kui olid meeleavaldused siin 2021 või pikalt inimesed siuksed, ütleme, natuke võiks isegi öelda, et sellise nõrgema sotsiaalse, väga nõrga sotsiaalse positsiooniga inimesed tulid sinna Toompeale ennast näitama ja millist, sellist, ma isegi ütleks nii, et eemale tõukavat suhtumist oli seal sellesse näha, et see on kuidagi, see minu arust illustreeris seda väga hästi, seda sama, millest teisi ka siin rääksid, et kuidagi nad ei saa, või see, nad on nagu sellise mulli endale ümber kasvatanud, paks nahk on ja elu läheb hästi ja võib-olla sellepärast ei ole ka seda sama, mis sa ütled, usaldust rahva poolt nende suhtes ja nii edasi, nad ei saa aru. Ei, ma ei tea, jah, kindlasti niimoodi on, aga kui me mõtleme, et valitsusparteide reiting oleks nagu nii-öelda kuskil nagu suures lääneriigis nii madal, eks ole, siis ma arvan, et Eesti inimene on niigi nagu tagasihoidlik. Ta nagu tegelikult ei ole nagu nii-öelda suur protestija, eks ole. Ja. Et kujutame ette, et nagu selline poliitiline situatsioon oleks kuskil Prantsusmaal või mis iganes nagu nii suures Lääne-Euroopa riigis, siis nagu inimesed on ju, oleks juba hangudel, eks ole. Et selles mõttes, et siin on nagu imelik situatsioon, et inimesed nagu ilmselt on hängi täis, eks ole, aga nad ei suuda seda ka nagu adekvaatselt kuidagi väljendada või, see on probleem. Ja. Aga mis on praegu, mis see inimeste põhimure sinu hinnangul on praegu või põhimured siis või? Ei ma arvan, et kindlasti kui me vaatame erinevaid nagu uuringuid, siis baasprobleem on ikkagi julgeolek, on ju. Et see on asi, mis nagu tiksub, eks ole, kogu aeg, eks ole, mis iganes, aga ütleme niimoodi. Ja teine, eks ole, ikkagi on hakkama saamine, eks ole. Ja kui sa mõtled, et inimesed nagu nii-öelda, ütleme, jõukad inimesed ostavad ju
noh, ma ei tea, kas massiliselt või ostavad kortereid Hispaaniasse, eks ole. Ja samal ajal, eks ole, noh, Eesti majandus kiratseb, eks ole, siis seal on mingi nagu nii-öelda sügav nii-öelda konflikti koht, eks ole. Et noh, selle ja noh, see on nagu muret tekitav, eks ole. Kuidas seda üldse, seda adresseerida, ma mõtlen nagu, ma pean nagu silmas just nimelt seda, et kas poliitikal, noh, kui nüüd see poliitika muutuks kuidagi moodi, see võim muudaks oma käitumist, kas seda on võimalik siis nagu tänases keskkonnas nagu adresseerida üldse, et paremini teha? Ja miks ma seda küsin, sa alustasid julgeolekust. Julgeoleku kontekst on niikuinii, mis meist nii palju ei sõltuna. See on jäädav praegu seisuga. Aga noh, ütleme, et noh, kindlasti, eks ole, uued valimised tulevad, eks ole, ja nüüd mis iganes koalitsioon tekib, eks ole, ja kindlasti ei teki see koalitsioon enam, eks ole. Nüüd on nagu nii-öelda uue valitsuse nagu noh, baas nii-öelda eesmärk on see, et lihtsalt nagu nii-öelda olla aus, on ju, ja rääkida asjadest niimoodi, nagu nad tegelikult on, eks ole. Ma arvan, et inimesed nagu ootavad ka poliitikutelt ja poliitikalt tervikuna teatud nagu nii-öelda ausust, eks ole. Et noh, meil on ju nagu siuke, noh, praeguse seisuga noh, kuidas öelda siis, erinevad nagu institutsioonid isegi nagu nii-öelda, noh, ma ei tea, eks ole, väljastavad mingeid nagu siukseid nagu nii-öelda nii ja naa raporteid, eks ole, et noh, see on nagu, see on laiem probleem, eks ole, ja noh, ütleme, see on nõiaring, aga noh, samas ma ei näe ka muud probleem või nii-öelda varianti, kui järgmistel valimistel seda nagu korrigeerida. Sa pead silmas nüüd Riigikogu valimis järgmises, ole? No kui sa ütled, et inimesed ootavad ausust, kas, kui erakond ütleb, et me oleme teiega ausad, selleks, et me saaksime, ma ei tea, julgeolekut tagada, peab olema, maksud peavad olema kõrged, kas ta siis nagu laseb endale nagu samal ajal nagu jalga, et ta ei saa ju seda ausust endale lubada, siis teda lihtsalt ju ei valita. No aga jah, ei noh, see on siis nagu poliitikute nagu oskus seda nagu retooriliselt õigesti sõnastada, eks ole, aga noh, elame näeme. Aga sa ütlesid ühe sukse huvitav, et seda koalitsiooni, mis meil praegult on, me ilmselt rohkem ei näe. Kas sa ennustad, et Eesti 200 on nüüd lõplikult võimalik maha kanda? Ilmselt küll, jah. Et sealt enam välja tulemust ei ole? Noh, selles mõttes, et seal on ju väga nii-öelda normaalseid inimesi, eks ole, kui nii-öelda persooni tasemel vaadata, aga erakond kui selline, ma arvan, et ei välju sealt nagu enam ja noh, jah, see on niimoodi. Aga kas nad jooksevad juba peale kohalike laiali? Ei, ma arvan, et nagu pigem mitte, aga nad hakkavad nagu, ei noh, see on ju kuluaaridest juba teada, eks ole, et nad erinevad inimesed seal, eks ole, vestlevad teiste erakondadega ja noh, ma arvan, et see on lihtsalt nagu siuke nagu jah, et varem või hiljem see juhtub, on ju. Aga ma ei välista, eks ole, et küsimus on see, et kuidas see juhtub, eks ole, et kas see on mingi kollektiivne liitumine või on see nagu nii-öelda ükshaaval minek, noh, see on eraldi küsimus, seda ma ei tea. No ei, loomulikult. Mis tulemused on neil, või mitte mis tulemused, vaid ütleme, kuidas kohalikud valimised võivad siis mõjutada nüüd, ütleme, riigi üldist dünaamikat, et poliitilise juhtimise mõttes? No selles mõttes, et kui me vaatame Tallinnat, eks ole, mis on kahtlemata kõige olulisem, eks ole, siis ju Keskerakond on tuhas tõusnud, eks ole, ja suure tõusega kõva nagu comeback'i, eks ole. Ma arvan, et nagu see on esimene nagu nii-öelda oluline indikaator, eks ole, et mida silmas pidada.
ja noh, ütleme siis nagu eraldi küsimus, et kes nii-öelda koalitsiooni teeb, eks ole, ma arvan, et praegu seisuga mulle tundub vähemalt, kui EKRE saab sisse, no siis on, ma eeldan, et on Keskerakonna kõige loogilisem valik on EKRE, eks ole. Aga see sõltub veel, eks ole, natuke on aega, et ma ei ole kindel, et kas see niimoodi läheb, aga praegu seisuga tundub küll niimoodi. No see on Tallinna puudutav, eks ole. Üleriigiliselt Isamaa võidab, eks ole. Jah. No seda, ütleme, reitingud näitavad niimoodi, aga kuidas, sa arvad, et suudavad realiseerida, eks ole, oma praeguse nii-öelda edu, opositsioon Ja, ma arvan küll, jah. Ka mida reitingud näitavad, aga vot kui nad seda suudavad, siis millised, ütleme, kiirgused on riigi juhtimisse selles? Ei, ma arvan, et lihtsalt nagu kindlasti kohe maid midagi ei muutu, eks ole. Et selles mõttes nagu nii-öelda valitsus püsib, ma arvan. Ma küsin lihtsalt vahel, tegelikult sa tõid ka näite sellest, väga hea näide minu arust, võtta see Lääne-Euroopas, kui oleks sellise reitinguga, mürgel, möll, eks ole, ja tegelikult me seda mingis mõttes ka näeme, kui me vaatame Suurbritannia poole või ega seal leiboritel ei ole praegu, eks ole, nii head toetust, inimesed ongi tänavates, immigratsiooni küsimused ja nii edasi. Ja Prantsusmaal niikuinii, aga meil sellist asja ei toimu, aga üks asi on ju, mis on veel huvitav, ütleme sellises, küpsemas demokraatias on see tunnetus, et kui sa valimistel ikkagi hävid, eks ole, siis midagi juhtub. Peaminister paneb ameti maha või siis tehakse välkvalimised või siis seda teist kolmandat. Meil niikuinii on problemaatiline see erakorraliste teema, eks ole. Aga see ongi see, et kas me kodanikena ei oska olla piisavalt nõudlikud või rahvana üldse, et midagi juhtuks. Et see poliitiline juhtimine ei saa seal nagu seisvas tiigis jätkuda pärast seda, kui näiteks juhtub see, et valimised, ütleme, hävitavalt lähevad või ütleme, lüüa saamine hävitav on, ütleme siis tänasele riigivalitsusele. Ma arvan, et lihtsalt nagu poliitikud on nagu sellised nagu kreatuurid, eks ole, kes nagu niisama võimust ei loobu, eks ole. Et ja ma arvan, et sellega seoses, eks ole, ma arvan, et Reformierakond ikkagi üritab purjetada lõpuni, eks ole. Ja ma arvan, et peaminister on ju nagu laias laastus intelligentne inimene, ta saab aru, eks ole, et järgmistel valimistel see tema nagu edu ei kordu, eks ole. Ja nad on seda nagu nii-öelda arvestanud ja ma arvan, et see on niisugune nagu nii-öelda hetkeseis, eks ole. Sealt ka need jutud, et me ei saa järgmistele lasta ju midagi siin, eks ole. Kui see raha tuli kuskilt äkki. Seina seest tuli raha äkki või suurtes kogustes ja siis tegelikult ei tulnud ja nii edasi. Et see on kõik kuidagi nii küüniline. Ütle, kas siis, kui sa ka toimetasid seal nende asjadega, kas siis oli sama küünilne kõik? Ütleme niimoodi, kui mina olen poliitikas, siis circa 20 aastat tagasi, eks ole, ja kui oli siis Respublika erakond, eks ole, siis meie nagu nii-öelda probleem ja teistpidi nagu ka nagu hoiak oli väga kuidagi öelda optimistlik, eks ole. Me arvasime, et me saame ja suudame Eesti riiki ikkagi nagu nii-öelda juhtida, pöörata ja nii edasi, eks ole. Meie probleem oli lihtsalt see, et me olime sellised kolenokad, eks ole, et see on lihtsalt nagu, see on oma ette teema, aga laias laastus, ega poliitika oma olemuselt ei ole muutunud, eks ole, et selles mõttes, et nagu nii-öelda ainus asi, eks ole, mis ma juba tegin välja, eks ole, tendentsi, et nagu nii-öelda poliitik kui selline on üha rohkem nagu marginaliseerunud. Et kui me mõtleme nii-öelda, vaatame, eks ole, 90-ndate nagu nii-öelda poliitikat, kus nii-öelda oli riigi loomise protsess, eks ole, siis nii-öelda poliitikud olid nagu nii-öelda olulisemalt nagu kaalukamad. Ja, aga ma ei tea, ma arvan, et see on niisugune nagu nii-öelda
normaalne sihuke nagu protsess, mida me peame lihtsalt nagu läbima. Ehk siis ma õigesti aru saaks, et normaalne protsess küll, aga kas me peaks nagu poliitilise, ütleme, kas poliitikutest peaks siis taaskord hakkama rohkem sõltuma, sellepärast, et poliitik on seotud mandaadiga, eks ole? Ma arvan küll, jah. Ma arvan, et see on nagu nii-öelda võtmeküsimus, et mida siis nagu nii-öelda opositsioon täna nagu mõtleb, et ja võtab ette ja teeb ettepanekuid nagu riigi valitsemise reformi kui sellisega, ütleme, üks random näide, eks ole, et meil on ju Riigikogu liige on ju suhteliselt abitu inimene, eks ole, tal ei ole mingit nagu tugistruktuuri, tal ei ole nii-öelda oma isegi inimest, kes nagu nii-öelda mingeid nagu nii-öelda asju ajaks, eks ole. Ja ütleme niimoodi, et see on niisugune nagu nõiaring, eks ole, et meil on ju erinevaid mõtteid olnud, eks ole, kuidas seda parlamenti tugevdada, eks ole. Aga moel või teisel nad on sumbunud, eks ole, vaata niimoodi sellesse, et keegi tõstab lipu üles ja ütleb, et ei ole vaja, me saame hakkama, on ju, et see mingi nagu ei ole vaja nii-öelda Riigikogu liikme nii-öelda staatust tõsta, eks ole, ütleme, et aga tegelikult peaks. Korra läheks veel tagasi sinna, ma ei tea, 20 aasta tagusesse aega ja küsiks sellise asja, et kas kui poliitika ei ole suures plaanis muutunud, aga kas poliitikasse pürgija on muutunud, et kes tollal tahtis poliitikuks saada või kes tänapäeval need noorpoliitikud on, kas see poliitik kui selline on muutunud? Ma arvan, et nagu mitte eriti. Lihtsalt nagu probleem on see, et kui ma vaatan nagu nii-öelda noori inimesi, eks ole, ma olen ka ülikooli politoloogia lektor, eks ole, siis noored inimesed, ütleme, see ei ole ka üleüldse nii-öelda reegel, aga tendents on nagu niimoodi, et inimesed ei tiku sinna poliitikasse eriti, eks ole. Et nagu praegu seisuga, mis iganes nii-öelda start-upi või mis iganes muudu nii-öelda valdkond on oluliselt nagu atraktiivsem, eks ole, eks. Ja see ongi nagu praegu, aga ma vaatan, et nii-öelda kohalikel valimistel siiski mingid nagu nii-öelda uued inimesed on, eks ole, pilti tulnud, eks ole, et aga elame-näeme. Mulle tundub, et väga palju, kes praegu pilti on tulnud või kellest rohkem räägitakse, on tegelikult need niinimetatud avaliku elu tegelased. On need muusikud, on need näitlejad ja kui ma näen neid intervjuusid või lõigukesi kuskilt, siis nad ei tundu mulle üldse nagu tõsiselt võetavad inimesed, kes peaks kandideerima. Nad isegi ei tea, mida nad tahavad korda saata. See on nüüd koht vist? Ja ma arvan, et lõviosas pigem on niimoodi, aga ma ei ole ka lõpuni nagu nii-öelda ütleme skeptik, et ma arvan, et ikkagi mingid inimesed, kui ma vaatan, eks ole, kes nüüd nagu lähevad poliitikasse, ega meil muud nagu valikut ei ole nagu uskuda ja loota, eks ole, et midagi muutub, eks ole. Et ma arvan, et elame-näeme. Ja ei, selles mõttes ongi, et lisaks sellele vist, et lõppkokkuvõttes peaks endalt ka küsima, miks ma ei lähe poliitikasse, kui ma arvan, et midagi saaks muuta. Aga ei ole tahtnud minna senimaani. Ma ei tea, selles suhtes, päriselt, eks ole, et sina kunagi tahtsid, tulid ära sealt, mina ei ole kunagi tahtnud. Nojah, nii on. Ega poliitika kui selline, kui professionaalne tegevus on ikkagi nagu väga närviline ja ebastabiilne, eks ole. Et inimesed, kes seda valikut teevad, eks ole, peavad arvestama, et see ei ole normaalne elukutse tegelikult. Selles mõttes. Ja. Et seal on ka, seal küll on mingid nagu nii-öelda oma mingid nagu traktorid, eks ole, aga tegelikult nagu laias laastus see ei ole
lihtne elukutse. Küsiks veel korra selle ikkagi üle, et noh, et me siin oleme rääkinud või noh, sa oled välja toonud selle, et ikka siin paras punnseis on Eesti riigi juhtimises, aga kas on mingi väljapääs ka sellest või peamegi ootama siin, noh, enam muidugi nii pikalt ütleme Riigikogu valimistel oodata ei olegi, aga kas põhimõtteliselt peamegi ootama neid valimisi või võiks meil olla ka mingi mehhanism, kuidas saaks olukord noh, oletame näiteks lihtsalt, eks ole, et keegi tuleb võimule, ütleb, et maksud ei tõuse ja siis tuleb välja, et ta valetab nii räigelt suud ja silmad täis, ehk ta on siis valega võimule saanud ja noh, meil siin noh, mõned inimesed on isegi, võiks nimetada seda kelmuseks, eks ole, nii. Aga nüüd meil ei ole mitte mingisugust mehhanismi tegelikult selleks, et noh, korrale kutsuda seda asja. No peale selle, et 4 aastat peame ootama. Nii ongi. Ega siin ei ole. On see hea või on see halb või peaks teistmoodi? See on reaalsus, et see on poliitiline reaalsus, eks ole, ja nii ongi. Selles mõttes Eesti riigi nagu seis ei ole nagu roosiline, aga noh, õnneks meil on ikkagi nagu nii-öelda inimesed, eks ole, kes on suhteliselt haritud, on ju. Ja ma arvan, et nagu nii-öelda noh, mingi ei ole veel nagu nii-öelda selline situatsioon ka, et me ootame lihtsalt, kui tuli kustub, eks ole, et noh, nii hullu ka ei ole. No, vist ei ole. Noh, mis seda koalitsiooni praegu puudutab, ehk siis inimesed on ju noh, mõistnud ja see ju väljendub reitingus. Ega siin muud ei olegi, et lihtsalt nüüd on probleem, noh, mida siin, noh, me ei tea, kas see on ka probleem selles mõttes, et lõppkokkuvõttes me kõik oleme oma valitsejad ja selles suhtes väärt siis sellisel juhul, kui meil ikkagi toimub. Ja nii ongi, ma arvan, et see nii-öelda, kui me vaatame tervikuna Ida-Euroopa ja post kommunistlike riikide plokki, eks ole, kus me tuleme, eks ole, siis tegelikult ju sarnased probleemid on igal riigil meie nagu nii-öelda sarnastes riikides, eks ole, et noh, ütleme ja aga see probleem väljendub eri moodi, on ju, nii-öelda Ungaris, Slovakkias on see nii-öelda väga selgelt väljendunud nagu nii-öelda populistid, nagu nii-öelda poliitikute nagu esiletõusus, eks ole, aga noh, meie probleem on see, et noh, meil ei ole ka mingit niisugust jõulist alternatiivi tekkinud, eks ole. Noh, praegu seisuga Isamaa justkui on, eks ole, aga noh, elame-näeme, kuidas neil läheb, eks ole, see on elame-näeme. Ma küsin lihtsalt siia vahele ära selle, et noh, valimised ei ole ju enam üldse kaugel, need on kohe-kohe, inimesed peaksid justkui hakkama juba praegu mõtlema, keda nad tahavad valida. Mina räägin oma tuttavatega, ma räägin oma sõbrannadega ja olen ka ise tegelikult täpselt selles olukorras, mul on see aasta esimest korda elus tunne, et mul ei ole kedagi valida, sellepärast, et kas see kandidaat, kes minu kodukohas on selles erakonnas tohutult ebameeldiv või on erakond ise, et mida sa soovitad, mul on mitu inimest öelnud, et nemad reaalselt see aasta jätavad hääletamata, kas peabki jätma siis hääletamata või mis see alternatiiv on? Minu soovitus on ikkagi minna hääletama, et tuleb ennast nagu nii-öelda korra kutsuda, et lihtsalt nagu nii-öelda mitte osalemine ei ole ka mingi nagu nii-öelda hea mõte. Sa korra mainisid ka välismaad, välisriike ja millised seal nagu probleemid on ja eks mõnes mõttes ma arvan, et küll mingitel erinevatel põhjustel, eks ole, ka suurtes Lääne-Euroopa riikides siiski ka toimuvad sellised sarnased ju muutused, et kui sa populistid või milline poliitik ei ole populist, aga ütleme, kuskil riikides on võib-olla populistlikumad erakonnad võimul, et tegelikkus ongi siis ju see, et selline alternatiivsed vaated,
ma ei tea, kas siis parempoolsed või keda meil ajakirjanduses tihti ka paremäärmusluseks lausa nimetatakse, kuigi tõenäoliselt nad kõik niimoodi ei ole, aga sellise üheülbaline sildistamine, eks ole, aga nad kõik ju Saksamaal, kui me vaatame, sest tänaseks vist AfD on kõige populaarsem partei, on ju. Kui täna oleks Ühendkuningriigis valimised, siis seal teeks ju Nigel Farage oma reformiga puhta töö, et mis sa arvad, mida see üldiselt märgib sellisest muutusest, eks ole, ja kuidas ta meile siin peegeldub? No laias laastus, eks ole, nagu sa ise markeerisid, eks ole, see nii-öelda seis on üle Euroopa sarnane, eks ole. Ja ütleme, need juurpõhjused on nii-öelda väga erinevad, aga fakt on see, et tegelikult tänase seisuga me ei peaks enam sildistama, eks ole, et keegi on populist või keegi mitte, eks ole. Et tegelikult see faas on läbi, aga nüüd on küsimus, et kuidas nii-öelda seda olukorda muuta, eks ole, kui me räägime nii-öelda populistlikest erakondadest, siis me vaatame Põhjamaad, eks ole, siis nemad on suutnud, laias laastus. Soomes on nii-öelda sarnane erakond valitsuses ja nii edasi, Taanis oli, eks ole, ja nii edasi, et nemad on suutnud oma nii-öelda populistlikke erakondi paremini integreerida poliitilisse süsteemi. Eesti puhul see pigem ei ole niimoodi ikkagi, aga ega me ei saa ka neid erakondi süüdistada, eks ole, kui ma vaatan politoloogi pilguga, eks ole, et erakond on ikkagi moodustiks, eks ole, kes ütleme siis nii-öelda tahab maksimaalselt nii-öelda tulemust teha, on ju. Ja nii ongi praeguse seisuga, et ütleme, ega jah, populistlikud erakonnad tõusevad kõikjal Euroopas, eks ole. See markeerib seda, et mainstream on objektiivselt läbi kukkunud, aga mis edasi saab, ma just üks näide, eks ole, ma kirjutasin mingi akadeemilise artikli mingi 10 aastat tagasi, mis laias laastus keskendus nii-öelda Eesti poliitika maastikule, ütleme tänases siis või toona siis 10 aastat tagasi, eks ole. Ja kui me analüüsime seda nii-öelda Eesti poliitika seisu, eks ole, siis tegelikult nii-öelda ega keegi toona ei ennustanud, eks ole, et EKRE saavutavad nii-öelda sellise populaarsuse ja legitiimsuse, eks ole. Järelikult mingi nii-öelda laiem probleem on olemas, eks ole, mida siis teatud või valijate grupid, eks ole, väljenduvad. Aga see, ongi see küsimus, et mis see laiem probleem on, et esiteks, kas Lääne-Euroopaga meil on mingid ühisnimetajad siin laiemas probleemis ja kui ütleme süsteemselt see sarnane on, ma just mõtlen seda, et kas sa ütlesid läbikukkunud on mingid mainstream erakonnad, kas see läbikukkumine väljendub äkki selles, et millest me ka enne siin rääkisime, teisi viitas oma sellises mõttes, et elatakse kuskil, eks ole, mingisuguse mulli sees äkki, aga võib-olla äkki ka selles, et tegelikkuses sellist
oma rahva huvid on jäänud tagaplaanile, see on ka see, millest sina viitasid siin, et Euroopa direktiivi võetakse siin üle ja ametkond edasi, et kas see on see, millest tegelikult laiemalt ollakse siis selle mainstreami poolt läbi kukkunud, et ei arvestata enam tegelikult sellega, et mis on minu rahva huvid siin, vaid tegeletaksegi mingite suurte ütleme siis globaalsete probleemide lahendamisega nagu, ma ei tea, CO2 maksud Hiinas, mida seal ei ole või ma ei tea, ma viitan von der Leyeni kõnel, mis enne just rääksime sellest, et paneme, teeme sinna ka ühesõnaga, et mingid kliimateemad, asjad, tegeletakse sellega, aga mingid sellised olulised asjad, mis tegelikult vajaksid lahendamist, on lahendamata. No kahtlemata, ega ei, see sama nii-öelda valitsuse erakondade reiting, eks ole, on väga selge indikaator, eks ole, et rahvas kui selline ei talu enam sellist nagu poliitikakurssi, eks ole, et see ongi, et see on väga selge kõige parem indikaator. Ka Trumpi võib-olla selline, ütleme, kuidagi moodi indikeerib seda. USA on muidugi teine asi, eks? No see on teine asi. USA puhul on see, et ikkagi 2% süsteem ja tegelikult nagu väga palju nagu sarnasusi ei ole, eks ole, aga selles mõttes võib-olla on, et mis puudutab sellist nagu poliitilist kommunikatsiooni, eks ole, et me vaatame ka Eesti erakondade puhul, eks ole, et üha rohkem on niisugust nagu nii-öelda toksilist ja mitte nagu sisulist debatti, vaid nii-öelda kommunikeeritakse mingite nagu sotsiaalmeedia nagu säutsude kaudu, eks ole, ütleme, ma ei tea, ma vaatasin just debatti, kus erinevad ministrid ja opositsiooni inimesed nagu nii-öelda diskuteerisid riigieelarve osas, eks ole, seal puudus üldse nagu mingi common ground, eks ole, eks. Et selles mõttes meie poliitika mõnes mõttes kommunikatsiooni mõttes on suht sarnane USA poliitikale. Meie oleme need ühed vähesed, kes vaatavad seda infotundi näiteks, et seal on selline kohe aru saada, et poliitiline kultuur on meil olematu. Nähvatakse, sõimeldakse, karjutakse. Millal see juhtus, et meie poliitiline kultuur niimoodi käest ära läks? Ma ei tea, ma arvan, et poliitiline kultuur on niisugune nagu nii-öelda peegeldus ühiskonna nagu üldseisust, eks ole, et ja see on hea küsimus, ma arvan, et ütleme, mis see nagu juurpõhjus on nagu raske öelda, eks ole, aga fakt on see, et meie poliitiline kultuur tervikuna on kindlasti muutunud oluliselt nagu nii-öelda pessimistlikumaks, eks ole. Nii on. Aga üks teema veel selle sama, ütleme, poliitilised sõnumid. Viimasel ajal, ma ei tea, viimastel aastatel me ei loe, ma ei tea, uudiseid, kuidas mingi poliitik midagi ütleb, me saame seda teada nende Facebookist. Kuidas, ütleme, ma ei tea, peaministri info jagamine on läinud sotsiaalmeediasse, miks? Ma arvan, et see on lihtsalt emotsionaalne küsimus, et Facebookis nagu kommunikatsiooni nii-öelda korraldamine on oluliselt lihtsam kui nii-öelda tête-à-tête rääkida ajakirjanikuga, eks ole. Kui sa teed tête-à-tête nagu nii-öelda intervjuud, eks ole, te teate, eks ole, et siis on ikkagi nagu aeg-ajalt ikkagi poliitikutel on piinlik, eks ole. Mingi võimalus on vahel äkki. Ja täpselt, eks ole. Ja selles mõttes nagu nii-öelda sotsiaalmeedia on natuke nagu nii ja naa instrument, eks ole, et tegelikult nagu nii-öelda erinevad nii-öelda valitsuse liikmed, ma vaatan ka praegu, et nad
ei anna ennast nii-öelda sisuliselt intervjuu mõttes nagu nii-öelda hästi nagu kätte, eks ole, aga nad nagu online'is, eks ole, noh, paugutavad nagu kogu aeg, on ju, et nimesid nimetamata, aga ma arvan, et see on ju ilmselge, kes need põhilised. Meedium, mis on nende kontrolli all, eks ole, aga minu arust tegelikult ma siit võtan sõna kinni, ma lihtsalt markeerin ühe teema veel ära, eks ole, mida ma ei ole jõudnud, aga tänu sellele, et üks poliitik, kes siin sotsiaalmeedias hiljuti sõna võttis ja kaitses ühte kava, mis oli riigil, see kava oli siis see samane, et kas sa tohid lugeda terroripropagandat või mitte, see nimetas meelsuskontrolli, eks ole, selliseks seaduseks, et ja ta kaitses ühel päeval seda seaduseelnõu ja siis järgmine päev ta teise enda kontrolli oleva meediumi kaudu ütles, et ta kiirustas, saatis pressiteate välja, ma saan. Aga võib-olla tegi seda ka sotsiaalmeediat. Et see on kuidagi nii kummaline, arusaamatu, noh, ütleme, isiklikust vaatest, et noh, ikkagi juba üsna kogenud poliitik, noh, nõnda viisi, eks ole, hüppeid teeb, sellised jänesehaake. Aga no teisest vaatest, noh, mis on kurb, on see kummaline, kuidas, millest me ka enne siin rääksime, on see, et põhiseaduse kui sellise vaimsus ei kehtestu enam. Ei kehtestu ja seda näiteid on nii palju. See on kindlasti nagu väga suur probleem, kui me vaatame kas või seda telge, mida teie saade kajastab valdavalt, eks ole, vabaduse telge, eks ole, siis tegelikult ju põhiseaduse nii-öelda institutsioonid on ju nagu erinevaid probleeme siin tõstatanud, eks ole, Riigikontroll, õiguskantsler, eks ole, ja mulle tundub, et poliitikud on nagu ükskõiksed nende nii-öelda teemade nii-öelda suhtes, eks ole. Miks see niimoodi on? See on hea küsimus, aga see on nagu praegu seisuga nagu mingi nagu sümptom, eks ole, et jah. Vot, see ongi see, kuidas sellest nagu väljapääsu leida, et meie ei tea. No, mis mina saan omalt poolt lihtsalt öelda, et inimestena, kodanikena me peame ise jälgima, et kui poliitik või ma ei tea, ametnik unustab ära või pigistab silma kinni, siis meil kodanikena peab olema kohustus ise ka silma peal hoida. Et ei saa olla niimoodi, et nüüd kuidagi mingi teki alt või raderat lendab läbi ja valimistel andsime selle hääle, eks ole, poliitiku no aga siis ma ütleks niimoodi, et ma olen ka selles mõttes nagu skeptik, et noh, ütleme, mida pidi siis nagu nii-öelda inimesed saavad seda nagu reaalselt nagu noh, teostada seda järelevalvet, eks ole, et noh, ütleme, tegelikult nagu esindusdemokraatia kontekstis, kui meil on, eks ole, siis nagu noh, ongi niimoodi, et tegelikult me peame ootama valimisi, eks ole, muud varianti ei ole tegelikult. No aga samas, kui me nüüd mõtleme, vaata, kui me rääkisime siin hooaja esimeses saates sellest, et see andmebaasi teema, mis on põhiseadus riivav, et lendas radari alt läbi, sest see tuli suvel, aga inimeste karjed või ma ei tea, hüüatused selle teemal jäid ka noh, peaaegu olematuks. Ehk siis, mida me kodanikena saame teha, et kui ma ei tea, Riigikontroll avaldab, õiguskantsler avaldab või ajakirjandus avaldab, et siis me pöörame ka ise rohkem sellele tähelepanu, sest kui sa pöörad sellele rohkem tähelepanu, et noh, ma ei tea, mida ütleb, ma ei tea, sinu lemmikerakonna poliitik näiteks selle kohta. Ja kui ta ütleb sulle, et jah, tegelikult ongi jama, siis okei, väga hea. Meil on väga vähe ju sellist kampaania viisi või ütleme selliseid vorme, kus noh, kirjutage oma kongressmanile USA selle kohta või kirjutage oma sellele teisele. Meil on väga vähe tegelikult tehakse, seda on proovitud teha, aga seal tekiks ka mingisugune selline side selle teemaga, eks ole, et mida siis, noh, ükskõik mis teema siis oluline on parajasti, ei pea olema see, aga noh, see on konkreetselt nüüd põhiseadusega seotud teema, et mingisugune selline, noh, ma saan mõttest väga hästi aru. Vot. No ma ei tea, ma olen vist teemad kenasti läbi käinud siin, et väga ilus ja ütleme selline hea arutlus oli jälle sellistel olulistel Eesti riiki ja Eesti riigi, ma ütleks ka tulevikku puudutavatel teemadel. Ma loodan, et liiga pessimistlikuks ei jäänud. Ja absoluutselt, et ma arvan, et vähemalt mina
väljendasin selliseid mõtteid, mis mul on nii-öelda peas olemas, eks ole, et ma nagu lihtsalt nagu reflekteerisin enda arust nagu adekvaatselt seda ühiskonna temperatuuri, eks ole, et nii ongi, eks ole, ja ma just vaatasin, kuna ma vaatasin episoodi, kus Carri Ginter käis stuudios teie saates ja siis ma vaatasin just, et Carri oli Facebooki pannud, et Eesti vajab vabaduse või tähendab, mõte oli see, et lihtsalt nagu nii-öelda mingit nagu nii-öelda vabaduste taastamise seadust. Ja ma arvan, et see on nagu hea mõte tegelikult, et midagi nagu sellist ühiskond vajab, aga ma arvan, et see tegelikult nagu ei teki mitte muud moodi, kui tegelikult ainult nagu läbi valimiste ja läbi nagu ühiskonna avaliku surve, eks. Aga nii ongi praegu. Ega teistmoodi ei saa. Teistmoodi ka ei taha, sellepärast, et teistmoodi võimalused oleksid tegelikult, puudutaksid mingeid hange ja muid terroriste. See ei ole nagu see lahendus, mida ühiskond tegelikult üleüldse kuskil vajab. Nii on. Aga loomulikult mõtted sinu peast võtta. Ma loodan, et kuulajatele andsid need mõtted, väga head mõtted, samuti mõtteainet ja võib-olla isegi ka meie mõtteid. Igatahes Ott, aitäh sulle saatesse tulemast. Aga täname ka teid, head kuulajad ja vaatajad. Tuletame teile meelde, et saate aidata ka meie sisule levida, kui märgite saate meeldivaks ja jagate seda sõpradega. Aitäh kuulamast ja peatse nägemiseni.